Tere, podcast 442, podcast, mis räägib Eesti jalgpallist üldiselt ja jalgpallist. Täna on eriepisood, mis on salvestatud ette. Mul on stuudios nagu alati Brandon. Tervist. Ja täna on stuudios mehed nimedega Sebastian ja Henrik. Tere. Tervist. Tere. Et meeldib teid näha. Salvestame, igaks juks ütleme inimestele, et salvestame me seda enne MM-i algust. Et MM kohe algab, aga praeguseks, kui inimesed seda näevad, siis tegelikult MM on juba käinud. Lihtsalt igaks juks. Et vahepeal ei tekiks mingit mitte arusaamisi. Meeldib näha, kuidas te niimoodi siis sattusite meie podcasti, oskate rääkida? Oskan küll hästi rääkida, Brandon kutsus. sa ei saa ju Brandonile ei öelda, kui Brandon kutsub. Et tegelikult nii läks. No fantastiline, see oli ilmselt kõige lühem lugu üldse, mis oli. Mingi teeb ikka nagu, et siis ma sealt kuulsin, et te tegid seda ja siis ma mõtlesin, et ei. Ma ikkagi mõtlesin, et MM-i ajal võiks meil mingit sellist vähe erilisemat värvi ka olla ja siis kuna teil on Sebaga selline jalkaside olemas, siis tundus hea idee ja siin me nüüd oleme. Ja. Kas ma võin alustada enne, kui me räägime päris teemast? Brandon, sul on ka mingi eriline särk, et kas sa võiksid korra sellest rääkida? Ja siis pärast pole isegi tõuseksid püsti inimesed. Eriti sa peaksid ka selja keerama mingil hetkel. Sellest särgist ma arvan, Henrik oskab vist isegi rohkem rääkida, aga kui ma ei eksi, siis äkki see tuli koos Jalgpall on parem kui seks lauluga või? Tuli jah, selle plaadiga koos, me tegime sellise fiktiivse Kalamaja Cowboys, FC Kalamaja Cowboys. Siin on kuskil kirjas ka vist. Ja see logo on ka mega ilus. Ja selline, ega me rohkem ei mänginudki nendes särkides kunagi, tähendab me mängisime küll, aga laval ja kidra ja värki. Aga jalkat me mängisime ainult selle plaadi esitlusel A. Le Coq Arenal. Tookord me panime need särgid selga ja siis meil oli seal mingi siuke plaadi presentatsioon, niukene kinnine, aga seal oli selline lugu, et sellel ajal Eesti koondise mehed lõid meile peale ja meie lõime neile peale ja midagi me seal tegime niimoodi, et see lõppes sellega, et meie trummaril, kes väravas oli käeluus mõra ja seis oli ilmselt 100-0 meie kahjuks. Väga tore. Brandon, sa pead tõuse korra püsti. No näita, ma luban. See oli väga ilus. Kelle number 9, ma ei mäleta, ma arvan, et see on Urmase särk. See on Urmase särk, jah. Neid oli niimoodi, et bändimeestel ja siis me sellel ajal korraldasime ka sellist aktsiooni, et fännklaabis inimesed, kes kuulusid Smillersi fännklubi, need said tellida oma nime ja oma numbriga. Vink nendega toimetas, tookord meil oli selline tore koostöö veel Adidasega, et me saime kõiki neid, ma olin ise sellel ajal kõva AC Milani niukene mees siis. Ma näen jah, et värvid kattuvad. Värvid kattuvad ja siis sellest ka nagu see särk juhtus. Sebastian ei olnud siis veel, minu teada, sa ei olnud isegi mõte veel mu peas sellel ajal ja siis ühesõnaga siis ma ei olnud veel Bayerni usku, ei olnud mind pööratud ja olin AC Milani mees ja sellest ka need särgid, aga jah, et fännid said osta ja bändil oli ja nüüd meil siin eelmine suvi olid isegi need inimesed, kes käisid meil kuskil kontserdil ja nende samasuguste vanade särkidega, et neid ikkagi oli päris huvitav vaadata mingil hetkel lavalt alla, et oli selline nagu ja kaetud niukese punase ja musta selle särgiga, et väga lahe. Kui fännklubi liikmeid neid tellida said, siis ma olin umbes 8-aastane. Sa veel ei teadnud? Ma ei teadnud, jah. Ma pidin 20 aastat hiljem vaeva nägema, et see kuidagi saada. Aga mõned on veel alles, jah, et mul endal on ja ma andsin ühe enda särgi sulle, et nii, et kui me ikkagi kahekesti kuskil oleme ja paneme sama, praegu kui meil oleks kuidagi memo polnud kohal, siis me oleks saanud tegelikult 3 samasugust särki selga panna küll. Vot, selline lugu ja neid lugusid ma loodan, et tuleb veel see podcast. Suusoojaks, kuigi tegelikult nüüd on juba lugu räägitud suusoojaks, aga MM käib, mitte siis, kui me salvestame, aga siis, kui inimesed vaatavad seda, käib 2 nädalat ja mul on selline küsimus, et millised on teie kõigepealt konkreetselt selle MM-iga, mis te arvate, kui palju mänge te vaatate ja kelle poolt olete? Hakka sina peale. Jaa, ma katsun vaadata igat mängu vähemalt, aga kui need on mingi 5 öösel või 3 öösel, siis sõltub, kus ma sellel ajal paiknen täpselt.
no aga see ongi täpselt rokkari aeg. Sina saad kõiki vaadata, ei pea järele vaatama neid. ma vist saan ja ma vaatasin seda klubide MM-i, mis ju toimus samas regioonis eelmine suvi ja mulle kuidagi ajaliselt kõik ilge vingumine käis ja mul nagu ei olnud probleemi. Pean ausalt tunnistama, et ma ei mäleta, kuidas ma neid mänge vaatasin, aga ma vaatasin päris palju ja ma ma üldiselt ka õnneks tänapäeval järelvaatamine on ju, et kui mingid mängud tõesti on hommikul kell 5, sa selgestigi ei vaata neid, et siis sa vaatad lihtsalt neid hommikul järgi, alati on võimalik ju telefonist mitte vaadata uudiseid, kus nad kohe on sul kõik seisud. Sebaga alati ma olen talle kirjutanud spetsiaalselt, ära mulle seise saada, ära mulle räägi midagi, ma ise ütlen, ütlen kui on, sest et Seba teab alati kõike, ta teab kõiki seise, kõiki asju, situatsioone ja vahest on tore, sest et näiteks temaga on tore käia jalkat vaatamas, sest et mina olen täielik selline võhik, ma ei tea mitte midagi, siis ma küsin, kes see on, mis see teeb, siis ta ütleb mulle, loeb ette, et see on sealt, mängis seal, tegi seda, saab palka nii palju, täna on nii palju, seda teeb ja nüüd läheb sinna. Et kogu inf tuleb mulle nagu letilt, mul on ülilihtne käia jalkat vaatamas või isegi kui ma telekast vaatan, mina arvan, et mees on Uruguayst, aga tegelikult on Paraguayst ja nii edasi, et sellised igasugused erinevad nüansid. Mulle tundub, et Sebast võiks olla väga hea aines ekspertkommentaatoriks. No ma ei kahtle selles jah, kui selline tunne on sul, et siis jumala eest, ma ei tea, kui palju sa... See, kes seda statistikat ette loeb seal pärast igat olukorda. Ja sa võid igast asju räägid seal kõrval, et see... jah, madala monotoonse häälega. Ja midagi sellist. Okei, aga sa ütlesid, et üritad vaadata arusaadav, super, aga mis tiimid siis kuidagi südames on? No ma olen eluaeg Saksamaal pöialt hoidnud ikkagi nii palju kui nii kaua, kuni ma mäletan, iga suur turniir. Esimene oli äkki 2014 MM. Aga kus see tuleb, just see nagu Saksamaa pool? Tuleb Bayernist, lemmikklubi. Müncheni Bayern ja üldiselt kuidagi hästi sümpaatne sats oli siis, kui see 2014 MM oli, muidugi nad kohe sellega ära võitsid, oskasin ikka valida, on ju. Aga valisin ikkagi enne, kui see algas kogu see trall seal ja siis on jäänud külge. Aga kus see Bayern tuli? See tuli nüüd niimoodi, et see oli suht lambist, aga me käisime vaatamas Londonis finaali, kus mängisid Bayern München ja siis Dortmund Borussia. Ei, sa olid kaasas, aga sul oli isegi pilet olemas, aga Seba oli sellel aastal äkki 3 või 5 või midagi suhteliselt niisugune ikkagi 5. Ma ei tea, ütle sina neid numbreid, aga ühesõnaga väike poiss ja ta otsustas nagu samal hetkel kuidagi, kui me seal Londonis juba olime, et ta ikka külm õhtu oli ka ja kuidagi ja me ei hakanud siis nagu last sundima, et niisugune, tegelikult oli okei, kui karupüksid olid jalas, oli seal nagu statkal okei ollagi, aga me ei hakanud sind sundima, aga siis sa kuidagi nagu ütlesid, et ma ei tea, miks sulle meeldis see Bayern rohkem, minul ei olnud mingit vahet, me läksime lihtsalt mängu vaatama ja siis ta ütles, et Bayerni poolt tuleb olla, ma ütlesin, et selge, kui poeg käsib, siis Bayerni poolt olla ja nüüd ma siis olen samamoodi sealt alates. Ütleme nii, et kui ma valin, siis ma valin võitjad ikkagi, et Saksamaa ja Bayern ja... Ja, aga siis pärast seda on ikkagi olnud ka hetki, kus oleme pidanud mõlemad nukrate nägudega maha vaatama ja elevandi pisaraid poetama, sellepärast et ei ole alati läinud nii Saksamaal ega ka Bayernil, nagu me oleks tahtnud, aga samas see ongi jalka, et seal tuleb minuga, jah, ma ei tea, võib-olla see ei olekski siis, kui kogu aeg sinu tiim võidab, eks see nagu mingil hetkel nagu viskaks ära või kuidagi muutuks nagu tavaliseks, aga et eks sa peadki nagu läbi nende kaotuste ootad ja siis kui üle 10 aastate jälle võit tuleb, siis on seda magusam, see tuleb lihtsalt kannatada. Aga poolel veel hobuseid ei vahetata. Ma siinkohal tervitan Arsenali fänne. Ma just mõtlesin enda pealt, et Liverpool enne 19-20 aasta tiitlit oli mingi 30+ aastat, siis ka ootasid ja siis kui see tuli lõpuks, siis oli ja siis see tuli ka veel niimoodi, et oli ju COVID-i aasta, vahepeal polnud üldse kindel, kas mängivad lõpuni, vaata, et võib-olla veel canceldavad ära, et siis jälle ei võida. Et ega see on ju selle võti võlu ja valu. Ja nii ta on, et
tuleb lihtsalt ära oodata see õige aeg ja no ma ei tea, kuidas sul tunne on, kas see aasta nagu sa oled küll ma olen ka Saksamaa poolt sinnamaani, kuni nad mängus püsivad, siis ma saan juba vahetada. Aga ma ei tea, mul on sümpaatsed, noh ma ei tea, ma alati on olnud kuidagi nagu Argentiina on olnud niisugune, kui vaadata, on olnud nagu lahe sats. Noh, Uruguay poolt võid ka olla, Portugal on lahe. No Hispaania, rääkimata Itaalia seekord ei saanudki, aga no ütleme, et sealt tuleb siis vaadata, et kuidas, noh Hispaania, ma arvan, on ikka väga-väga hea variant peale Saksamaad. Mina lisaks veel omalt poolt Ecuadori ja Kolumbia ka sinna. Mustad hobused. Neid ma ei tea Ecuador ju neil läks päris hästi see valiksari. Ecuador oli see tiim, kes lasi endale lüüa ainult 5 väravat 18-st. See on random fakt, mis mulle ei meelde. Okay. Aga nüüd ongi põnev need, kes kuulavad, selleks ajaks on alagrupi turniir peaaegu läbi ja nüüd ongi nagu hea vaadata, mis tegelikult sai. Ja mis sai selle täna või homme või ülehomme selle, noh, siis ajal, kui see välja tuleb, on see Saksa-Ecuadori mäng ka peaks olema, nii et. Jah, ma olen sellest grupist, noh, muidu sel turniiril ka kuidagi kipub sinna Saksamaa poole, et tundub täitsa sümpaatne võistkond. Aga kuna ma käisin äsja Curaçao'l, Curaçao seltskond või? Siis mul on juba esimeses Saksa alagrupi mängus nagu konflikt, et täitsin just ennustust ka ja siis nagu oli nuputamist, onju. No sa ometi ei pannud Curaçao'd kuhugi kaugele turniiris. No jah, tuli jääda realistiks. Et... Minu küsimus on, kas Curaçao on üldse turniiril? Need on ajaloo kõige väiksem riik, mis peale sai. See oli isegi huvitav kokkusattumus. Islandist väikse. Ja see oli isegi väike kokkusattumus Eesti jalgpalliga ka, et mul hea sõber Marko Meerits mängis kunagi Hollandi klubis Vitesse ja siis tema võistkonnakaaslane on praegune Curaçao väravaht Eloi Ruum. Et ka siukseid kokkupuuteid päris lahe, jah. Need on ju seal suht, Hollandi, vist on päris paljud on Hollandi. Jaa, need kõik 3 riiki sealt saarestikus ma käisin, Aruba, Bonaire, Curaçao on nagu Hollandi sugemetega, et Amsterdamist läheb nädalas mitu lenda ja kõik selline. Curaçao oli vist selline riik ka, et ma ei tea, kas kõige rohkem, aga nende ridades on hästi palju mängijaid, kes ei ole Curaçao'l sündinud. Et ma ei tea, kas nad on vist kõige rohkem isegi turniiril üks selline tiim, kus on hästi palju sellist mängijaid. Ja just Hollandist ongi. Ütleme, et ma seda põhistaadionit neil ei näinud, aga nii palju, kui ma seda kohalikku jalgpalliinfrat nägin, siis meil Eestis on kõik fantastiline. Sellega võrreldes on. Ja ometi vaata, kes on MM-il. Aga olgu, ühesõnaga MM elagu ja vaatame, kes selle võidab. Mis rekka me ilmselt ära ennusta seda. Praegu kindlasti mitte, et ennustama tasub hakata seal viimastel päevadel all. Finaali eelega enne ei tasu. Ja siis paned ka mööda. Kuule, aga kui te meil juba külas olete, siis hakkame siis teist rääkima, hakkame pihta. Ja ma pakuks sellise teema alustuseks, et Sebastiani jalgpall. Et sa rääkisid nüüd selle Meistrite liiga finaaliloo ära, et kuidas ta olid seal, kuidas ta sattusid sinna? Mis põhjusel? Lihtsalt kuidagi oli selline tunne, et tahaks minna vaatama suurt jalgpalli. Ja no sellel ajal vist oli ka juba, et sa ikkagi juba suhteliselt väiksena ilmutasid mingisugust nagu arusaamatut niisugust nagu huvi selle kogu asja vastu. Ja see tuli täiesti, ma ei tea, kus kohast see tuli, aga see tüüp on nagu nii palju, kui mina teda mäletan, on ta kogu aeg nagu selle palliga jauranud ja kogu selle jalgpalliga, et tänaseni välja, mis on väga tore, aga nüüd mis põhjustel me just sinna Londonisse läksime, tõesti ei mäleta praegu, sest et või oli, sa ikka seal valisid selle Bayerni minu meelest esimest korda, aga jah, et niisugune kuidagi oli jah, et ma arvan, et see oli mulle ka vast esimene selline nagu suur mäng, et ma ei olnud enne seda kuskil käinud, et hiljem me oleme nüüd Sebaga tõesti staadioneid väisanud, et mingi aeg, kui me palju Hispaanias aega veetsime, siis Malaga mängis La Ligas veel ikkagi sees ja siis sai Malagas käidud vaatamas kõik Realid, Atleticod ja Bartsad, kõik, mis iganes oli, isegi kõik see viiad, mida iganes seal nagu oli vaadata. Nad vist mängis Champions League'ad ka mingi hetk. Siis me ei jõudnud sinna. Siis me ei jõudnud, jah, aga jah, et nagu suuri niisuguseid
satse sai vaadatud ja pärast seda oleme käinud siin ja seal, et ütleme niimoodi, et on olnud nagu põnevaid mänge ja on olnud mitte nii põnevaid mänge, aga noh, seda staadioni külastamist meil nüüd aastate jooksul olnudki, ma ei mäleta, kus see pilt sai tehtud. See oli Münchenis. See oli Alliansil, jah, see on see. Alliansil, jaa, see oli see esimene ja siiamaani viimane. Alliansi külastus, jah. Aga hästi siuke, jääb meelde ühesõnaga. Aga kuidas siis jõudis väike seba jõudis trenni? Tahtsin minna. Mul oli valik, kas ma lähen siis nüüd järgmine siis kooliaasta, esimene kooliaasta, mis mul oli, et kas ma lähen jätkan ujumisega või ma lähen jalkasse, et mul oli valik. Enne sa käisid nagu, esimene trenn oli ujumine? Jaa, okay. Oli nüüd mina ei tea, mingi aktiivsust väiksena või midagi, miks see oli? Nojah, ujumine niikuinii on ju selline asi, et tore, kui inimene oskab ujuda ja mida väiksemalt seda tegema hakkad, seda parem on. Vist lihastele ka ju kasulik. Kõigele ma arvan ja see, et see on kuidagi elementaarne, et ujumisoskus on inimesel. Aga sealt jah, nagu siis tuli mõte, et mis trenni ja me siis mõtlesime igasuguseid asju, aga ega seal väga mõelda ei olnud, kui tüüp ikka ise tahab minna jalkasse, siis tuleb ta sinna jalkasse viia. Samamoodi oli ka see, et see klubi valik, et mees millegi pärast otsustas nii, Flora. Ise poiss ütles, et Flora? Vist ütlesin, jah? Ütlesid jah, aga mina proovisin igal poole mujale sind ka meelitada, et mõeldes ka seda, et need trenni vedamised oleks nagu võib-olla niimoodi mõistlikumad, et kui sa ikkagi sõidad äärelinnast sinna kesklinna trenni iga päev, ma nüüd jälle lobisen kõikide teiste eest, aga ma ütlen niimoodi, et oleks võinud arvutada need kilomeetrid ja lisaks need tunnid, mis ma olen seisnud kuskil Kotka hallis ja igal pool mujal väljaku kõrval nagu. Et ma ei kujuta ette ja pärast hiljem Hispaanias ka, seal olid ka mis paaris 3 erinevas satsis ikka sai sõita ja siis oli jälle see, et liiklust on nii palju, sa ei viitsi kuhugi vahepeal ära minna, tegelikult mulle õudselt meeldib trenne vaadata. Ja ma hea meelega tegelikult istusin, soojas oligi okei, aga et kui sa seal talvel oled Kotka hallis veebruaris näiteks, et see, mul olid kõik maailma suusariided seljas ja ikka oli külm olla, aga lahe oli ikkagi, nii et selle sa valisid ise ja tegelikult edasi sa valid. Kas sa mäletad, mis see nagu ajendas sind, et kus see Flora su väikse poisi nagu pähe tuli? Äkki oli niimoodi, et ma olin just selle esimese klassi võib-olla tutvumispäeval või mul olid varem ka mingid sõbrad olnud, kes siis mängisid Floras, keda ma teadsin ja siis ma mõtlesin, et ju siis peab olema. Okay. Mingid läbi sõprade põhimõtteliselt. Et ma selles vanuses otseselt ei tajunud veel seda nagu paremusjärjestust Eesti liigas, aga siis Flora on alati elementaarne valik. See on see segment, mille me saame ilusti välja lõigata. Ei, aga ma arvan, et seal on ikkagi see, et kui palju üks või teine asi on nähtav, on ju Eesti jalgpallis ka, et tõenäoliselt siis ta kuidagi jõudis nagu sinuni millegi pärast nagu selgemini kui mõne teise, et ma siin proovisin ühele ja teisele ja kolmandale poole sind suunata, aga ei tulnud. Taga ongi nii, et ega ma väga ei vaidle ka, et sama asi on, et kui mees ütleb, et Bayern, siis on Bayern ja kui on Flora, siis on Flora, et mis ma ikka vaidlen. Aga kui sa, Hendrik, ütlesid, et sa käisid ikkagi, viisid lapse, olid trennides, vaatasid mängudel tõenäoliselt ka mingitel võistlustel, et kuidas sa, vaata, siin mõni kuu tagasi oli see skandaal, kus ühed lapsed läksid natuke agressiivseks mängu ajal, natuke liiga agressiivseks ja see videopildile siis, mis veel kõige hullem oli see, et nagu vanemad nii-öelda, ma ei tea, kas kiitsid takka või kuidagi motiveerisid veel lapsi seda tegema. Ma olen niisugust vanemaid näinud küll, ma ise olen suht ikkagi nagu vaikne, et ma olen seda meelt, et seal on see sats ja treener ja need nagu mängupilti nagu, aga peavadki nemad nagu lahendama, mitte vanemad tribüünidelt, et aga seda vanemate niisugust juhendamist, et kus karjutakse kõigepealt oma lapse peale, siis kõikide teiste laste peale, siis karjutakse ja sõimatakse treener ka veel läbi, on ju rääkimata kohtunikest ja kõigest muust, et
et tegelikult väljaelamiseks on ikkagi suurte meeste mängud olemas, et mine karju seal nii palju, kui tahad. Pisikeste poiste ja tüdrukute peale pole mõtet nii hirmsasti röökida, et ega nad niikuinii annavad endast parima seal, et ega seal mingit varianti ei ole, et kõik nad ajavad nagu ühte asja seal ja et ega see karjumine kedagi nagu paremaks või halvemaks ei tee. Aga jaa, ma ei ole selline olnud, et meil on alati olnud pigem niimoodi, et kui ja hästi väiksed peale, et kui me koju sõidame mängult, et siis me nagu omavahel analüüsime nagu kõik olukorrad läbi, et Seba räägib, kuidas väljakul oli ja mina räägin, kuidas väljaku kõrval oli. Et need emotsioonid muidugi, et ma plahvatan küll, aga siis sisset poole. Aga ei, no samas jällegi, kui läheb hästi või midagi, et need asjad on okeid, on ju välja näidata, aga et nüüd, et keegi mingi väikse vea teeb või suure vea vahet ei ole, no mida sa 7-8 aastase peale röögid? Ja ma olen tegi ka 13. No absoluutselt, et noh, et jaa, et see, et ma arvan, et üldse nagu, no ma võin olla valel teel, aga ma arvan, et nagu spordi ja nagu ka kõige muu asja puhul elus on võib-olla pigem olulisem toetamine kui näägutamine, et eks ma oskan näägutada muidugi ka, aga toetamine vist viib rohkem edasi kui näägutamine. Sebastian, on sa tõsi? Sa ei ole näinud oma isa mängu kõrval õiendamas, karjumas? Ei ole, kusjuures ei ole. Väga, väga tore, sest et ma olen näinud, kuidas paljude teiste vanemad on seda teinud, aga siis ma mõtlengi, et kahju hakkab veits, et noh, oledki seal mingi 12-aastane või noorem, mingi 10 ja siis on mingid lapsevanemad. Tõsi, kusjuures need, kus mina mängisin, tegelikult nii palju ju ei olnud neid, et meil oli ikkagi suhteliselt lahedad need grupid, kõik lapsevanemad grupid, pigem just nagu rohkem olid need, kelle vastu me mängisime, kus ma kuulsin seda. Et jah, et need satsid, kus me oleme olnud seal, nagu ei ole olnud tõesti sükest asjad, kuidagi see lastevanemate niisugune, eriti väiksemas peast on ju, et kuidagi see toetus oli ühine ja kõik seda aru, et noh, et pigem patsutasid õlale isegi, kui ei läinud nii hästi, on ju. Aga ei olnud sükest, noh, kunagi ei olnud niisugust karjumist ja sõimamist kuskil platsi ääres, et õnneks ei läinud ka situatsioonid selliseks, on ju, et mingi lahmimiseks oleks läinud, aga tõenäoliselt, kui asi oleks nii kaugele läinud, küllap siis oleks pidanud lihtsalt vahele minema ja nagu selgitama asja ära, et kuulge, et see et 2 erinevat spordiala on olemas, et nagu boks ja jalgpall. Täitsa teine värk. Sa ütlesid, et sul on kogu aeg meeldinud neid trenne vaadata, ehk siis sa oled vaadanud Seba trenne nii Eestis kui siis Hispaanias. Absoluutselt. Räägi natuke sellest nagu vahest või mis on nagu seal erinev kui siin näiteks? No kõik on erinev tegelikult. Ütleme nii, et ega ma olen kõva teoreetik, aga ega ma ju iseenesest mul ei ole treeneri pabereid ega mitte midagi ja ma võin ainult teha, aga hakkab sellest peale, et seal on satse rohkem, väljakutel on koormust rohkem, kõik käib nagu üli niimoodi nagu täpselt ja läbimõeldult on ju, et seal ei ole mingit sükst asja, et koguneme, siis natuke lööme peale ja vaatame, et mis saab, et seal on ikkagi jällegi ma arvan, et on õige alustada soojendusega trenni, eks ole, et poisid jooksevad, teevad liigutusi, vastavaid spetsiifilisi niisuguseid asju, kõiki asju, mida ma siin ei näinud mitte kunagi, mitte üheski trennis erinevate klubide juures, kus Seba on mänginud. Neid on kokku äkki 3. See oli väiksena. Väiksena, alates mingist mida ei tea, 14-15 siis me nagu siis hakkas see muutuma, aga seal käis kõik teistmoodi, seal oli juba väikestel poistel oli see, et tehti sooja, tehti seda, siis mis selle nimi on see rondo või? Rondo jah, no 4-2 ja kõike niisugust asju. Ja siis see kõik hakkas juba ennem peale, siis kui see kellaaeg lõi, on ju, et nüüd on plats on meie, trenn hakkas, eelmised tulid ära, need liikusid oma soojendusalalt juba sinna, hakkas mäng, hästi palju oli 2-1, 1-2, 2-3 vasta niisugust, kogu aeg nagu megatempos tehti kõiki asju. Ja siis oli veel see, mis sulle alguses tundus, et juba keeruline, siis tuli treener ja tema sõbrad tulid ka mängu, suured mehed, nad ei hoidnud tagasi ennast üldse, panid väikseid poisse siia-sinna, on ju.
ja kogu aeg oli nagu räägiti sellest, et on vaja mängida jõuliselt, on vaja mängida kiiresti, vaja mängida nagu, et see füüsiline ettevalmistus oli nii palju teistsugune. Eks ma ju tegin ka, vaatasin seal ja filmisin seda pealt ja mõtlesin, et äkki olen spioon et suudan ka midagi edasi anda. Et mul tegelikult ütleme niimoodi, et teoorias ma olen mega kõva treener, aga ma ei ole seda nagu enda seest veel välja lasknud või ei ole endale treeneri pabereid teinud. Aga jah, et see on hästi, hästi teistsugune, samas ega ma ju ei tea, kas see on õige või vale, et võib-olla jah, tulemused seda kuidagi kajastavad või mitte, aga noh, ühesõnaga nii on jah, aga siin ka nagu väikeste poiste jalka täitsa alguses, eks ju, oli väga selge, et seal neil oli ka mingid omad ülesanded, värgid, asjad, et kui nad esimesed aastad olid nagu selline niisugune mesilas parvajas nagu jooksis kõik koos seda palli järgi niimoodi ühest nurgast teise, ühest äärest, siis mingil hetkel hakkas tekkima arusaamine, et kõigil on omad kohad ja kuskil liigutakse hoopis teistmoodi. Et seda oli hästi põnev jälgida, et kõik see nagu alguses mängulisemalt ja vaikselt niimoodi edaspidi, aga noh, kus see hüpe nagu peaks olema, mis aastat, kui vana sa olid, kui seal Speinis olid ikkagi üsna... Ei no ma olin Araisas oli nagu kõige parem trenn minu meelest nagu üldse, et mis sa siis võisid olla siuke klubi nimi, mis ei ütle mitte midagi, aga tegelikult on super süsteem nagu seal ka, et ma olin siis äkki 10-11 jah, midagi sellist või jah, et seal jah, oli nagu mulle endale meeldis kõige rohkem, et kõige organiseeritum ja jällegi siukene kohalik klubi, mis ei olnud ka tegelikult nii kõrgel tasemel üldse, aga juba nagu ikkagi. Aga no nii väikeste poistega tehti reaalselt harjutusi, mis nagu nägid välja nagu päris harjutused ja millest nagu said aru, et sellest kõigest on nagu, et kuhu see sihib või mis selle eesmärk on, et see oli jah teistmoodi. Ega ma nüüd ei ole ju, aga see ongi see, et sa ju ei käi ja ei võrdle seda, sa lähed oma pojaga kaasa, tema saab vanemaks, trennid muutuvad teistsuguseks ja mingil hetkel ei ole ju mõeldav, et isa käib trenne vaatamas, vaid siis pigem oli see, et käisin mängul siis, kui vähegi võimalik oli. Et praegu ei lähe trenni vaatama? Ei ole käinud jah, tegelikult on lahe, mulle meeldib vaadata, et mida tehakse ja kõik asju, et ma võin oma aega kulutada seal küll, kui mul seda peaks olema. Aga ja see ja tegelikult see nagu iseenesest mulle pakub huvi see on ju, et kuidas see kõik nagu läheb ja teeb, aga täna ma käin mänge vaatamas nii palju, kui mul vähegi võimalik on ja mulle meeldib, et järelikult nad seal, ma ei tea, kas mida või kus nad teevad, aga midagi toimub. Hästi teeme. Jah, hästi teete. Räägi, Sebastian, kuidas lõpuks, sa mängid seal Otton vist teise liiga sats on ju? Jah, teine liiga B nüüd. Teine liiga B, just. Väga, et mingi hetk, ühesõnaga, mingi hetk oli see, ma ei tea, kas teadmine või ühesõnaga mingi hetk sa pidid valima, kas, ma ei tea, jääd jalgpalli, mis kujul jääd jalgpalli, et praegu sa oled nagu madalamate liigade jalgpallur on ju, sest et veel seda kohtunikutööd natuke on ju, et väga paljud sinu vanuses noored, natuke nooremad, natuke vanemad, nad kaovad üldse jalgpalli jaoks ära, et nad peavad trennis ära justkui nagu on midagi ja siis neid ei ole enam jalgpallis ei mitte kusagil, et mis nüüd jalgpalli juures hoiab praegu? See, et mulle meeldib, nagu väga-väga meeldib mängida üle kõige suhteliselt, et see 90 minta, mis seal nädalavahetusel on, siis mina ei tea, laupäev, pühapäev, vahet ei ole, kus ta on, kuskil Vändras või on koduväljakul või on see oli hea väljatoomine. Sellepärast, et ma just siin reedel käisin Vändras mängimas. Vändras on hea muru. Jaa, on küll. Hästi hea, neid võiks rohkem olla. Selle teema, seda hästi südamelähedane muruväljakute teema, aga mind hoiab jah see armastus spordi vastu. Super, ja nüüd mul on natuke jätkuküsimus ka, et sa olid nagu Flora poiss toona, sa võib-olla, sest läksid Hispaaniasse on ju, aga mingi suht vähe on ju. Ma vist mäletan täpsemalt niimoodi, et see oli perioodiliselt, et Flora, siis ma tegin lükke enne, kui ma esimest korda Hispaanias käisin, oli Kalevisse, siis sealt ma käisin niimoodi
periooditi, kuna seal oli see Hispaania kool, siis mõni semester olin näiteks seal ja tegin seal Hispaanias trenne ja siis tulin jälle tagasi Kalevisse mängima. Ja mõnda aega olin seal kuni U15 äkki läksin Tabasallu kodu kõrvale suhteliselt. Et see siis oli see nagu tagurpidi läks, et nagu väiksem distants, mis enne rääkida. et selle asemel, et oleks alustanud niimoodi, et kodu lähemal on ju, siis tegelikult oligi teistpidi, et algus sõitsime võimalikult kaugele, aga no Kalevi trennidesse sai ka ikkagi sõita, et mõnusalt niimoodi ummikute ajal alati istud sinna minnes ja tagasi. Et no eks me seal tagasi teel, ma mäletan, alati analüüsisime, et sinna minnes see nagu olid niisuguses veits nagu kookonis, et peale kooli ja niisugune pime on ka, on ju, sõidad sinna, istud ummikutest tagasi tulla, siis me natuke aega juhtumisi, kui sul oli veel tossu sees, siis analüüsisime trenne ja värke ja siis tukkusid ka natukene seal tee peal, et noh, et ikkagi füüsilist väsimust oli päris hästi sellel ajal, aga kuidagi oli lahe käia, et seal sai jah samamoodi, et pead ikka sõitma, et ei ole, ma ei tea, sellega oli kuidagi nüüd tagantjärgi vaadata pole hullu midagi, aga siis kuidagi oli, ma käisin siis suga koos trennid, mingi 3 korda nädalas või ma ei tea, mitu korda nädalas. Aga kui palju teil, vaata Floras, Kalevis, kui palju te jälgite nende klubi tegemisi nagu nende kõrgemal tasemel nii-öelda liigasüsteemis, meeste liigasüsteemis? Mina jälgin ikkagi, ma olen päris... Sa käid staadionitel vaatamas ka? Vahepeal, aga ma olen pigem siuke religioosne jalgpall.ee kasutaja, et mul on see kalender alati seal ilusti ees ja siis mulle meeldib vaadata vahepeal isegi näiteks 3. liiga põhilääs tulemusi, et lihtsalt mis nagu põnevat on, et ikka mõni tuttav mängib kuskil ja siis vaatad, kuidas tal läheb või siis puhtalt huvi pärast, et see on siuke väike teema, mis mul on, aga see ei võta palju aega. Kusjuures mul on sama, et ma ikka oma eelmisi võistkondade tegemisi proovin aeg-ajalt jälgida lihtsalt huvi pärast ja mis seal nagu madalamates liigades toimub ka. Et ega ma olen hoogu võtnud ka, et Siiloti mängule tulla, aga veel ei ole jõudnud. Pole veel hoog sees. Ma soovitan tulla, see peaks olema 24. juuli või midagi sellist Tartus Coopi staadionil, kus me mängime Tammeka esindusega Tipneri karikat. Lõuna-Eesti inimesed. See oli üleskutse. Juulis ütlesid või? Ja juuli lõpp. MM on läbi, et siis saate veel paremat jalkat näha. Need on ägedad mängud. Ise mõni aasta tagasi mängisin Nõmme Kalju vastu karikatest. Oli ka väga vahva. Kaotsime 0-23, aga jube hea mängu tegin. Selles mõttes, et siuke pärast tuli kiitust päris palju, et see oli päris laena. Võtsid mingi 56 ära või? No umbes niimoodi, jah. Nii et nagu enda isiklikku klubi põhimõtteliselt ei ole Eestis, on mul õigus? Jah, ei ole siukest, keda ma nagu tippjalgpallis toetaks, et kui on euromängud, siis toetan kõiki ja ma olen Eesti jalgpalli toetaja. Mina olen ikkagi püüdnud Flora poole siin seda punti kogu aeg suunata ja tõmmata ja ma tean... Ma näen, et sa seisad nagu istutena pool seljaga vaata. Ja ma tean, et vähemalt bändibussis üks Flora sell peaks olema. On kindlalt, jah. Aga kus ta praegu on, seda ma ei tea. Ta oli rippus aastaid seal niimoodi meil selle juhi istme küljes, aga kus ta praegu on, ma arvan, et... See on nagu see jänes, mis teil rummi sees oli. Ja samasugune, ja ta vahepeal kaob ära, siis ta tuleb jälle tagasi ise. Või ma küsin sulle käest, Henrik, et vaata, sa mainisid Champions League finaal, Bayern, ilmselt tead mõnda suuremat jalgpallurit ka, on ju. Et mis, kuidas sina näed seda, mida võiks teha, sest see on väga aktuaalne teema, et Eesti jalgpalliliigad, no ei käida vaatamas koha peal, no põhiliselt tühjad tribüünid, et mida peaks, oled sa ise äkki mõelnud selle peale kunagi või on sul mingisugune mõte sellega seoses või soovitus, kuidas parandada? Tead, ega ma arvan, mingit ühist ravimit ei ole, kui sa nüüd, ma ei tea, kuidas muudel rahvastel ja rahvustel on, aga eestlane üldiselt ju vaatab seda sporti, milles tulemusi tehakse, et kui kurling ikkagi nagu ruulib hetkel, siis kõik on kõvad kurlingumehed ja kui järgmisel hetkel ruulib ralli, siis kõik teavad autorallist kõike ja nii edasi, nii edasi. Vahepeal ei olnud inimest, kes suusatamisest ei vahutanud nagu hommikust õhtuni. Ja eks nii kipub olema, et nii kaua kui jalkas mingid nagu megatulemusi ei tehta, nii kaua need tribüünid püsivad selliste puhaste fännide pärusmaana, ma arvan.
aga üks, mis kasvatab kindlasti üldse jalgpallikogukonda ja on juba kasvatanud, on see, et kui noored käivad trennides ja vanemad läbi nende, eks ole, ma käisin nüüd just, mis me käisime vaatamas mingit EM-i seda U17. No Hispaania, Eesti, Hispaania siis. Ja tribüünil oli mingi 7500 inimest, on ju, ja nendest ütleme niimoodi, et no kõvasti, mingi 80% olid noored poisid ja tüdrukud, no niisugused, no ütleme kuni, ma ei tea, 20 aastat vanad, niisugused kõik. Oli nooremaid, oli vanemaid, aga see näitab seda, et hästi palju, kes ise trenni teevad, kelle sõbrad trenni teevad ja see läheb sealt, et noh, mujal maailmas on seda nagu tehtud võib-olla mingisugune, ma ei tea, 100 aastat, eks ju, meil on ta niisugune võib-olla esimesed 30 ja nüüd hakkab midagi selles asjas liikuma, aga läbi nagu inimeste, kes ise selle jalgpalliga kokku puutuvad, need asjad tekivad, et ma ei usu, et näiteks noh, mingi meil siin koha peal kuidagi see koduliiga oleks ebaatraktiivsem kui näiteks, ma ei tea, kuskil Islandil on ju, et inimesed on ikka samasugused, ikka omadele hoitakse pöialt. Selge see, et noh, et kuidas ma nüüd ütlen, et mida rohkem meie kutt välismaale klubidesse saab, seda paremaks läheb ju tase, see on selge, on ju. Aga jalka on niisugune huvitav mäng, et ega seda statkal vaadates ikka on põnev ju, ikka toimub igasuguseid asju ja ma ei usu, et seal midagi muud annaks teha sellega, et noh, et kui nüüd kõik korraga hakkaks, no absoluutselt muidugi, kui ma ei tea, juhtuks mingi ime ja homme hakkaks kõik niimoodi mängima, et me oleksime igal pool Euroopas ja maailmas nagu umbes mingi 3. sats vähemalt on ju, siis loomulikult siis oleks võib-olla tribüünid rohkem täis, aga ma arvan, et see on niisugune pika vinnaga asi ja selle nimel on tehtud tööd ja tehakse ilmselt edaspidigi ja küll ta mingil ilusal päeval siis on selline, aga tuleb ka aru saada, et kui väike riik meil on ju, et me ei saagi oodata iga õhtu 80 000 inimest platsile. Ei, no just, et meil ei ole kõik sellel ajal koduski. Jah, aga no, et isegi me ei saa oma alekokki täis iga nädalavahetus, see on mõeldamatu veel. Aga võib-olla 10 aasta pärast äkki kõik need samasugused tüübid tulevad oma lastega ja võtavad võib-olla oma isaga kaasa ja siis niimoodi see täitub. Nii see läheb. Seda kultuuri peab nagu, ongi, peab ehitama, et igal pool britid on hästi hea näide sellest, et inglased siis, et kõik need madalamad liigad ikka käiakse nagu perega ja vaatamas, et see on hästi, seal on muidugi see, et see tiim, mida isa toetab, see on nagu sinu oma. Jah, seal ise valida. Teil on vastupidi, teil on see, mida poeg kannab, see on isa oma. Aga mine tea, kuidas edasi läheb, võib-olla nüüd edaspidi on niimoodi, et sealt kõik sinu järglased on ka juba. Äkki nad on kõik siis valinud omale Eesti tiimi, see on ka muidugi üks asi. Vaata, et kõigi lemmikklubid nagu minul endal, nagu ma eeldan 95% inimestest, kes jalkat vaatavad, on välismaa klubid. Jah, et teil ei ole Eesti klubi. Jah, et kui oleks see, siis oleks jälle see, et noh, nüüd ma nagu hingega lähen ja toetan seda, mis iganes Flora, Levadia, Kalju, Paide, noh. Kui sa Kalevis mängisid, me käisime Kalevi mänge vaatamas. Siis oli juba nagu vaikselt midagi tekib, on ju. Ja eks ta nii läheb, aga see kõik võtab aega, ma arvan, kogu see selline, et kõik isa, ema, vanaema, vanaisa, kõikidel on sihvkakotid käes ja läheme sinna tribüünile istume, karjume ja peame pidu, on ju, et see ja iga nädala vahetus niimoodi, et see võtab natuke aega, ma arvan. Tabasalus oli siuke hea vibe, et seal oli ikka iga nädala vahetus mingi paarsada inimest käis vaatamas seda, no siis läks hästi ka muidugi, et siis olid kõik see kes nüüd praeguseks on juba igale poole mujale siirdunud mängima, aga kui karikas Kaljule ära tehti ja Pajo oli äkki. Pajo, Põder. Näiteks Hussar oli. No see kodumäng teil Transiga karika poolfinaalis oli üldse nagu vägev üritus Tabasalus. Meil oli Varr Tabasalus, kujutad ette. seal, kus ma tavaliselt mängin mingi MM-i või Lettu või noh, need, kes teavad midagi, need seal on tavaliselt see värav siis sinna taha
jooksis kohtunik vaatama varri ja anti väga vale penalti. Need ei näinud ikkagi, et varrist see võtab Eesti jalgpalli, minu meelest sa võtsid praegu ühe lausega kogu Eesti jalgpalli kokku. Kuule, aga räägime natuke Eesti koondist ka, et kuidas suhe sellega käite vaatamas või vaatate, hoiate kätt pulsil? Käime ja ikka nii palju kui võimalik on, et alati minul on kahjuks niimoodi, et nädalavahetusel toimuvad üritused on minu jaoks enam-vähem niimoodi, et mul ei ole lihtsalt võimalik minna kohal, et ma olen tõenäoliselt kuskil teises Eesti otsas. Aga nii palju, kui saab koondismänge vaadata, nii me ikka oleme käinud suhteliselt jah, ikka oleme käinud ja hoiame ikka, kui muud ei ole, siis telekast ikka katsud vaadata, aga võimalusel läheme ikka kohale ka. Nüüd teisipäeval on Leeduga, me salvestame enne Leedu mängu, et on plaanis minna või on võimalus minna? Teisipäev, mis kuupäev? See on homme. Homme ei ole võimalik. Homme ei ole võimalik, jah. No, et jah, oleks muud, oleks vaba päev, siis kindlasti läheks. Et see on ju finaal ikkagi. Mina olen teid näinud ka koondise välismängudel. Jaa, me käisime seal ju, Gibraltaril. Mina nägin Portugalis. Portugalis olime ka. Ja sa mängisid ikka Gibraltariga. Jah, aga Gibraltaril käisime ka, siis kui oli metsik tuul. See Portugali mäng oli selles mõttes nagu pullmäng, et see oli Gibraltari kodumäng, mängiti 30 tonnisel staadionil ja seal oli väga siuke Eesti Premium Liiga vibe nagu publiku mõttes, et seal oli vist mingi, ma ei tea, 600 inimest või midagi sellist. Et... See oli niisugune nagu maha jäetud staadion, et seal oli ehitatud uhke staadion millegi jaoks, ma ei tea, kas see oli EM 2004. Ja aga pärast seda ilmselt seal oli keegi mänginud. Klubi seal ei mänginud ja lihtsalt seisab. Uhke raja. Ootas tal Salleri. Keset ühed. Aga ei, see oli väga huvitav. See oli mingi super skooriga mäng ka. 6-0, Joonas Tamm lõi kübaratrikki ja meelde jääb. Ma arvan, et neid inimesi ei ole väga palju, kes on Eesti koondist näinud võõrsil võitmas 6-0. Äkki ongi täpselt need inimesed, kes seal inimest ongi. No igatahes oli võimas ja me veel sattusime nendega kuskil, nad tegid hommikul seal, või ma ei mäleta, et jooksid, läksime ookeani äärde veel kuidagi, kõik tulid vastu seal, käisid jooksmas või midagi tegema. Algus ei tundnud ära, aga siis keegi ütles hästi Eesti aktsendiga siuke, excuse me või midagi sellist, et keegi läks mingi pihta kellelegi või midagi sellist ja siis. See oli väga lõbus ja huvitav kohtumine, me olime ka lihtsalt nagu väljasõidul ja siis tee pealt orgunnisime omale kuidagi moodi juurde ja ligipääsud ja oligi väga tore õhtu. Seda ma mäletan ka, et mingi kontsert oli teil enne nagu seal koondise selle staadioni ala. See oli Belgia mänguga, Eesti-Belgia, see oli väga lahe ja algus oli soojenduseks saime meie anda sellises, ütleks niimoodi, et Eesti siukses normaalses kliimas on ju, kus vihma sajab nagu horisontaalselt ja tuul puhub ka niimoodi, et vähe ei ole, aga siis mul õnnestus vaadata, kuna meil oli nagu nii-öelda selline riietusruumiks oli antud meile üks nendest loosidest, mis A Le Coqil on, siis me saime nagu premium kohad, kust vaadata jalkat, see oli mega äge. Et see ma polnud seal ennem kunagi käinudki ja siis oligi vahva. Kas te seda pärast esimest jõudsite väravat ära, minu arust seal Käit lõi ju, kas ta lõi kohe alguses värava Belgiale või? Me jõudsime täitsa mängu alguseks ikkagi kohale, ja. Et me hirmsa ooga jooksime kohe lavalt sinna ja. See oli küll 2-5, aga emotsiooni oli ikka rohkem või küll, et see juhtima minek ka ja kõik jutud, et Kuule, see oli Erik Sorgalai värava selles mängus, et mida sa nagu veel teha? Toona tegeles ta veel jalgpalliga. Nii et jaa, see oli väga lahe. Koondis on ühesõnaga super, sobib. Sobib, muidugi. Ikka toetad ju. Muidugi toetad. Ja mulle meeldib seda ka vaadata nüüd, kui ikkagi mängitakse nagu ettepoole ka, et siis on nagu väge. Et mulle see stiil meeldib rohkem kui see niisama, nagu te tegite, mingi mäng oli seisid. See oli karikamäng, meil ei olnud ühtegi vahetust ja siis me tegime siukest asja 5-5 formatsiooni. See on siuke tavaline, koondis mängib ka vahest. Ja seda oli nagu igav vaadata. Aga ma siit loen välja, et ikkagi isa soovitab 24. juulil ründama minna. Ja ma mõtlen ka, et muidu ei ole ju mõtet minna.
et jah. üllatage, te peate ei no mina arvan ka, et mida sa seal seisad, et ega see, mis vahet seal on, et kas sa kaotad nagu 4-0 või 40-0. Ja eriti karikamäng selle ja nüüd vahe ka. Oligi ja nüüd Eesti need U17 kutid on ju, nad lõid ikkagi iga kord auvärava ja veel ilusagi värava lõid seal ja kõik asjad, et kui sa seal niisama seisad ja ootad, et millal need hispaanlased ümber sinu jooksmise ära lõpetavad, et no siis ei tulegi midagi. Ongi väike eesmärk värav lüüa. Me Kalju vastu saime vist ühe korra isegi kasti. Siinkohal siis sisuturundust ka, et kes tahab siis Premium Liiga tiimi vastu mängida ühe korra elus, siis võtame vastu aplikatsioone. Siilotis pole mehi nii palju. Ei no muidu nad vaesakesed on kogu aeg nagu, et täpselt nii palju saavad napilt kokku satsi, et ma mäletan, meil oli ka madalamates liigades sats, et muidu oli ka siuke trennis käis siuke 10-12 inimest, mängudel ka 12-13 ja siis me saime karikas Flora vastaseks ja Alekok Arenal ka vaata. Ja siis hakkas järsku hästi palju inimesi trennis käima, pink oli täis, 7 varumeest oli mängul nagu. mis nii viga on ju. Jah. Too aeg, kui me Kaljuga mängisime, meil oli suhteliselt sarnane, et meil oli ikka päris palju või päris tihti oli nagu mehi kuidagi puudu ja siis, aga siis tuli see Kalju ja siis ma mäletan, et ma olin ise enne seda vigastatud põlvega, põlvevigastuse sain laeva peal ühe bändi kontserdi käies. Ossa. Ja siis tuli see loos ära ja siis põlv hakkas iseenesest paranema. Enne mängu tegin ühe trenni, kus proovisin, kas jalg annab ja kandis ja läksin mängima, et oli nagu... Nii et asus tee reklaam ükskord veel. Et me ootame. Jah, aga ei, teine hooaja pool ootab ka mängimist ja eks ikka, kui tahad nautida jalkat, siis... Aga kuidas Siilot üldse tekkis, kes selle on selle kallastega seose? See tekkis niimoodi, et meil on siis on nüüd 2, nad olid siis tollal EBS-i tudengid ja see oli äkki nende mingisugune projekt oli, siuke suht nagu tähtis project ja siis nad mõtlesid, et teevad jalkaklubi ja esimene hooaeg oli siis neil 3. liiga, kust kohe tõusid teine B-sse ja nüüd käibki tegelikult 3. hooaeg üldse. Ja ma siis liitusin eelmine aasta ehk siis teiselt poolelt. Kuigi trennides käisin juba 2 aastat tagasi. Aga see Kallaste siis, mille peasponsor juhtumisi on Smillers. Istub minu paremal käel. Ma ennem kui sa hakkad rääkima Kallastest, siis ma tahan juhtida tähelepanu sellele jalkasärgile. Ma ütlen, Eestis ilusamat satsi särki kui see mitte kunagi ei ole olnud ja tõenäoliselt, kui nüüd keegi ei taha seda disaini üle võtta, siis ei tule ka. Ma ütlen ausalt, see on kõige ilusam, eriti on see Smillers seal keskel on ka veel hea. Aga isegi ilma selleta, ta on nagu, ta sobiks väga hästi, paned siia mustad püksid alla ja koondise särk, missugune on ju, tegelikult. Nii et lihtsalt vihjeks. Kui keegi disainerit otsib, aga ei. Ütleme nii, et see podcast on päris hea sisuturund. Aga ei, Rahvaliiga jah, eelmine aasta tegime suht 1 aasta projektiks täis, sest et kõik meil lähevad kas väkke või ülikooli praegu, kõik kes mängivad ja, või kuhu iganes mujale. Ja siis ootasime muidugi seda finaalturniiri, mida kunagi ei tulnud, taseme poolest oleks võinud tulla, ei tea, miks ei tulnud, X-faktorit ei olnud võib-olla selle 7v7 mängimisel. No ei, hästi lahe oli seda vedada eest ja siis ma sain ka aru, mis tunne on nagu olla väikese, pisikese klubi omanik ja kuidas sul tegelikult kõik need mängijad seal on nagu, no, mitte päris lasteaialapsed, aga no sa pead ikkagi neil nagu suhteliselt käest kinni hoidma ja ütlema, et nii, tulge nüüd sinna kohale ja siis noh, muidu me maksame trahvi, kui ta kohale ei tule, et siis on mäng ära, on ju. Aga oli ka positiivseid noote, nagu näiteks Tipneri karikas Keila vastu, saime esimese suurus Keila, 5-2 jäi, nii et ei olnud üldse paha. Olime 2 korda 1 värava kaugusel sellest viigiväravast, aga siis lõpus ikkagi vajusime ära. Ja sõit Taritusse. Taritu on nüüd nendele, kes ei tea, on Lääne-Saaremaal. See on vist kõige läänepoolsem klubi, mis Eestis on äkki. Et sinna oli 5 tundi sõita. Kõik Narva Kuressaare. Jah.
aga no huvitav, et samal ajal ise mängid, siis oled klubi omanik, tõsi, teise klubi omanik ja siis teed veel kohtuniku. ma just mõtlesin, et noore eakoht on ikka väga kõva kogemuste pagas juba. ei, aga kas sa, Hendrik, ei ole ju, sa ei tee ju ise ka laulad ja siis ajad ka oma bändi asju, et no jaa, see ongi, sa pead teadma igat seda noh, nagu seda mutrikest, mis seda asja koos hoiab, siis on kõige parem, sest siis sa tead, et kuidas see asi toimib, et kui sa oled kõiki neid asju ise proovinud, oskad ka rohkem austada teiste tööd ja saad aru, et mida inimesed teevad üldse selle jaoks, et kõik see asi toimiks. Et mitte ei ole nii, et tuled ja nõuad ainult, et sa oled proovinud kõiki asju, mina ütlesin, jumala eest, et see on väga hea asi ja sealt nagu tegelikult nüüd ongi nii, et noh, lihtsalt vanusest tingituna on olukord nii, aga ei ole öeldud, et näiteks Kallaste United ühel ilusal päeval ei mängi premium liigas, kui ikkagi niimoodi otsustad. jah, me saame ju visata ennast, tegelikult mõtlesime, mängisime selle mõttega, et viskame ennast sinna 4. liigasse kirja, aga noh, siis me ei saanudki mängijaid kokku ja noh, sinna ta jäi. Aga huvitav ikkagi vaata kogu selle klubi nagu loomine, selle ülalpidamine, selle nii-öelda käitlemine, kõik see muu asi, et see noh, et ongi, et see on mingisugune jälle niisugune huvitav ja uus kogemus minul tõsi kõrvalt vaadata, aga kindla peale nagu selle asja sees olles nagu ju lahe toimetamine. Rahvaliiga klubi presidendile küsimus, et kuidas, nimeta üks valupunkt Rahvaliiga võistlussüsteemis? See, et ei saa hooaja alguses kohe ära nagu määratleda seda, kas sa mängid 11 mängu, noh täismahus mängu või siis sa mängid 7-7 või 8-8 või 9-9. Iga nädal on uus teema, see sõltub sinust, see sõltub vastasest, aga noh, kuna ei olegi ei ole mängijaid, ei ole tiime nii palju, kes suudaks mängida võib-olla seda suurt mängu, siis võib-olla saad 1 või 2 mängu hooaja jooksul kokkuleppel vastasega, nagu me saime teha suurel väljakul, aga see, et sa pead iga nädal nagu ümber siis adapteeruma teisele stiilile. Okay. Ja siis see, et kohtunikud pead ise võtma, et kodumeeskond hoolitseb selle eest. Ja siis sa otsustasid, et kuna kohtunikku pole võtta, siis hakkad ise. Jah, ei no mõtlesin jah, et nii on lihtsam, aga ma ennast vist kordagi ei pannud, kuigi ma olin ükskord päris lähedal, et ma oleks võinud ka minna joosta sinna vabalt väljakule. Ma ju kirjas ei olnud seal tiimis. Aga mis su ambitsioon nagu kohtunikuna on? Praegu no jällegi, et nii kaua kuni ma saan, ma teen oma neid regionaalkohtuniku see tiitel justkui on siis mulle antud ja ma teen nii kaua neid madalamaid liigasi, et sest et tegelikult ju noh, mängijana ilmselt nagu tippu enam ei pürgi, aga kohtunikuna ju ära nüüd kunagi ütle ei, pärast tuleb välja, sa hiljem avaned, vaata. Nagu Vardi omal ajal. Ei, see eestlane, see on hilise arenguga. Et aga kohtunikuna tegelikult on ju kõik teed valda. Jah, on, saab ju igale poole pürgida ja see on jälle uus nagu selline ala, mida proovida. Noh, nüüd ju tõsi läheb mul 2. aasta, olen saanud ka päris hästi mänge teha kuskil madalamates liigades, jah. Enamasti ja mingid väike karikavõistlus oli mul ka. No, esimene intervjuugi Jalkaliidu kodulehel antud. Just, seal sai räägitud sellest natukene, rääkisin liiga agaralt sellest, kuidas mul on käega mängureegel selge ja siis ma pärast sain natukene kohe karistati ära või? No mitte otseselt nagu mänguolukorras, aga meil oli seal seminar ja siis kolleegid tõid selle hästi välja, et kuidas mul need käega mäng on nagu paigas. Ehk siis, kui tuleb olukord, kus on käega mäng, siis helistage mulle ja mida mina teen kogu aeg, sest et vahepeal lähed ikka julmalt närvi, kõik te enda kuramuse varride ja asjadega tüübid nagu ei suuda ära vaadata, kuidas päriselt asi on ja siis näiteks kõik need maailma tippkohtunikud ja varrid ja muud asjad ja ma jään rahule alles siis, kui ma see eba käest küsin, et kuidas see asi oli. Kui ta ütleb, et oli viga või käega mäng, siis ma ütlen, selge, okei, siis ei olegi loll kohtunik. Või kui ta ütleb, et ei ole, siis ma ütlesin ju, et ei ole. Ja käega mäng on selline hästi tundlik teema, aga praegu eriti tänu sellele poolfinaalile, mis siin oli, kus oli, üks oli kindlalt käsi. Aga see meistrite liigas. Aga
aga noh, kõikide vigade puhul mina alati küsin Seba käest ja siis on nagu kindel, et ahah, siis on nii. Mis on kõige räigem asi, mida sul on aasta jooksul karjutud? Ei ole, vaat mul on vedanud, mul ei ole väga karjutud, ma ei tea, kas on sellepärast, et ma teen lihtsalt hästi või tõstan oma seal lippu hästi seal ääres või elegantselt hea tehnikaga, aga ei ole jah, ei ole karjutud, no mingi mitte nii meeldejäävad asjad on, et umbes, et mida see vend seal ääres teeb ja umbes, et ta ei oska midagi ja kas sa ei näe, aga nagu need on tavalised, et midagi räiget ei olegi öeldud. Veel. Ma arvan, et sul on hästi läinud selles mõttes, et kui ma enda madalama liiga karjääri peale mõtlen, siis seal ikka tuli igasuguseid asju ja Need olid Kaljufännid. Ka ise tean, et need mängud, kus ma olen mänginud, on olnud ka, et jah, et mul ongi vedanud, on hästi läinud. Mis seal salata, eks ma olen ise ka üht-teist öelnud, aga see kuidagi ajaga nagu rahuned maha. Oota, sina kohtunikuna või sina kohtunikule? Mina kohtunikule, aga siis see nagu ajaga kuidagi rahuned maha, et ei ole ju pointi ja lõpuks on ikkagi madalamad liigad ja kõigil võiks olla nii-öelda fun. Jah, mul on täpselt sama, ma hästi palju meeldis seletada kunagi kohtunikega, sest ma arvasin, et ma tean nendest kõige paremini. Mõned olukorrad siiamaani tean, aga ei, enamasti ma olen täiesti vait ja pigem, kui ma midagi räägin kohtunikuga, siis ma küsin niimoodi hästi viisakalt, et seletust, ja sest et seda võib igaüks teha. Panas kogu aeg, ma mäletan ka statistikas jälle Seba sai kaardi, sest et mille pärast rahulolematuse näitamine sõnas või teos. Just, ja ma just mõtlen seda, et miks ma olen seda eluaeg mõelnud, ma ei ole näinud terve selle aja jooksul, kui ma jalkat olen vaadanud kogu selle peale, ma ei ole näinud ühtegi otsust, mis oleks tagasi võetud selle peale, et mingi kampvendi lendab sellele kohtunikule peale ja räägib, kuidas tegelikult asi oli, et need otsused alati jäävad, et seal, et see on nagu ma saan aru, et see kõik on see osa sellest kõigest, aga tegelikult mitte midagi pole mitte kunagi muutunud. Aga tegelikult, Hendrik, tead seda nagu tehakse, et mõjutada järgmisi otsuseid. No, see on juba läinud, aga sa ütled talle, et sa oled loll pime ja siis järgmine kord ta võib-olla ei tee nii anna nii kerge. Ma arvan, et kui sa ütled talle, et sa oled loll ja pime, siis ta vaatab sind veel eriti terase pilguga. On erinevaid inimesi. No võib-olla küll. Ja seal lõpuks tegelikult sõltub hästi palju sellest ka, kuidas see kohtunik ise nagu sinuga kommunikeerib ja see suhtumine ja mõni on nagu hästi resoluutne või isegi siuke nagu ka mõneti ründav, siis sajab ju veel rohkem närvi. Aga vaadates nagu suuri mänge ja suuri kohtunikke nendest, siis need on väga konkreetsed vennad, nendega ükski vend ei plõksi eriti, et sa tead kõiki neid nimesid peast, aga seal on, kui ikkagi omal ajal see üks meest tuli väljakule, seal kõik mängijad olid niimoodi, et üldse täpselt sama mees. Ja seal on mõni veel niuke olnud, et keegi seal isegi ei tulnud selle peale, et hakata taga vaidlema millegi üle. Meil võiks olla ka siin rohkem seda nagu järjepidevust nende kaartidega selle mölisemise osas või rahulolematuse näitamise osas. Et võiks olla niimoodi, et on kindlasti, see võiks olla hästi kindlasti nagu paika pandud kuidagi, kust see piir jookseb. Et siis oleks vähem seda kohtunikuna ka vähem seda survet või vähem seda, mis sa saad sealt väljakult. Levadial oli kunagi siuke peatreener nagu Aleksandr Rogic ja siis tema mängijatele ütles, et kui sa lähed väljakule, siis saa vähemalt statistikasse. Ehk siis tegelikult sa tegid oma ära. Ja põhimõtteliselt kirjas oled ja protokollis oled kirjas ja mingi märgi jätsid. Nii, natuke liigume, kohtunikud on natuke peavaluga seotud, et meil on üks uus sisuturunduslik rubriik podcastis ja selle nimi on Nädala peavalu, selle sponsoreerib siis Pirox Edetok, ma eeldan, et Henrik on kogenud inimene, ta juba teab, mida see ravim teeb, on ju. Eriti hea ajastus, sest 26 juuni on küll pärast jaanipäevi. See on nagu klaasi kuju on seal all või on see mingi muu? See on klaas, jah. Ja ma vaatasin. Just. Et taast me nagu selle rubriigi jooksul see nädala peavalu Eesti jalgpallis, aga teie käest ma äkki küsiks niimoodi, et mis on teie arust see Eesti jalgpalli peavalu, kuidas te näete seda? ei oskagi öelda, kas nüüd otseselt ongi peavalu on see kogu aeg see on Eestis üldse kogu aeg
vinguda kellegi kallal ja õiendada, et see on nagu võib-olla see peavalu, et kui kõik nagu, ma olen ikkagi endiselt seda meelt, et kui me kõik ühtselt tahame ühte asja, siis juhtub asju rohkem, kui me kõik jaguneme väikesteks niisugustest sektoriteks ja siis igaüks paneb kellelegi ära sealt, kus saab oma nagu kasu eesmärgid, siis me tõenäoliselt väga hästi kõiges edasi ei liigu, et meil on kahjuks see selline niisugune, kuidas ma seda tahaks nüüd öelda ilusasti, et kõlaks hästi, aga samas ka mitte nii hästi, et lihtsalt võib-olla jah, et see niisugune, et vaataks seda pilti kuidagimoodi suuremalt ja prooviks koos teha asju. Kui on midagi halvasti, proovime koos parandada, et ei hakka kohe nagu ära panema üksteisele ja nii edasi, et võib-olla see on see, et peaks kuidagi jah, nagu rahulikumalt seda asja võtma, suund võiks olla nagu ühtne, ütleks ma niimoodi, võib-olla selle kohta, ma ei tea, kas see, ma ütlen ausalt, ma ju ei tea, ma olen ju jalgpalli lihtsalt nagu sõber on ju ja siin jalgpalluri isa ja mänedžeri isa ja kohtuniku isa. Ma ei tea nagu jalgpallist suurt midagi, aga mulle tundub, et see on nagu üleüldine probleem nagu kõikidel elualadel meil, et konkurents on tore on ju ja konkurents peabki olema, konkurents on väljakul meil iganädalaselt ja igapäevaselt olemas ja ma saan sellest kõigest väga hästi aru. Aga see lõplik selline nagu eesmärk võiks olla ühtne. Sebastian? Ma olen osati nõus, sest et kõik need mingid pisiasjad, mis ma siin välja olen toonud või mis on üldse siin välja toodud, on ka nagu nendest on juba räägitud, aga täpselt see, mis sa ütlesid, Brandon, et sa käisid Curaçao'l, seal oli infra oli nii, nagu ta oli ja meil on nii, nagu ta tegelikult on, et me võiks õnnelikud olla, et selle üle, ainuke murekoht, ma enne mainisin, muruväljakud. Meie kliima on jälle siuke, nagu ta on, aga muruväljakuid võiks olla rohkem, ma saan aru, miks neid ei ole võib-olla nii palju, aga see oli näha, sest et oli näha, et U17 EM-il need poisid ei olnud muruväljakuga harjunud eestlased, et kõik liibisesid, pall jäi kinni, pall jääb muru sisse kinni rohkem, kui ta jääb kunsta peale. Oleneb kunstast, ma siin täpsustan. Eestis on jah see mure, et kunstasid ei kasteta eriti, siis seal see pall nagu Sportlandi areenal kevadel ei liigu nagu üldse. Just. Ja uuematel väljakutel veel vähem. Jah, et me küll võitleme kõvasti selle eest, et hakataks kastma, aga me ei ole veel edukad olnud selles võitluses. Ja, aga lõpuks kõik kokkuvõttes ma olen eluaeg rääkinud, et ega putsad ei mängi, et mees ikka mängib, et see veits on nagu niimoodi ka, et kõige paremad putsad jalga panna, aga need ei mängi sinu eest ära. Rassiga just rääkisime, ta ütles, et tema poeg arvas, et tal on pisikene see, ma ei tea, kui vana see Jakob täpselt on, mingi äkki 3 või midagi siukest rassilist, ta on siiamaani kõvas arvamusel, et kui on head tossud, siis ta jookseb kiiremini. See on väga rassilik. Aga ma küsin jätkuküsimuse ka, et paljude arust on, või ma ei tea, mis paljude, ma ei oska seda hinnata, aga on inimesi, kelle arust on suurim Eesti jalgpallivalupunkt Aivar Pohlak ja tema valitsemine. Kuidas võib-olla ma Sebastiani käest isegi küsida, Hendrik, kuidas sina näed Aivar Pohlakut? Mina ei ole üldse õige mees kommenteerima jalgpalliliidu või jalgpalli juhtimise teemat, et see on minu kompetentsi ei kuulu üldse, ma ei tea sellest mitte midagi. Aga ma võin oma nagu arvamused, kui sa nüüd niimoodi minu käest küsid, siis ma mõtlen seda, et Eestis on ikkagi, kas või nüüd äsja oli see U17 EM, siin on mängitud Real Madridi ja Atletico vaheline, kas see oli Supercup, aga millal see oli? 2018. Siin on käinud ikkagi päris muljetavaldavaid satse mängimas ka Eesti koondisega on ju väljaspool mingeid ametlikke turniire ja nii edasi. Plus, mina usun, et ma ei tea sellest mitte midagi, kuidas ühte organisatsiooni peab juhtima või ei pea juhtima,
ja ei näita ka näpuga, aga ma arvan, et või noh, minu küsimus on, et mis siis näiteks oleks, kas te arvate, et praegu, et Eesti oleks nagu MM-il seal 5 parema seas või kui ei oleks Aivarit või mis te mõtlete? ei, mina ei arva midagi. Ei, ma lihtsalt mõtlen, kuidas sina näed? Mina arvan, et Aivar on väga, väga hea juht ja teeb väga hästi oma tööd. Ja ma usun, et inimlikel suhetel igal alal on ülipalju kaalu. Ja natukene tundes Aivarit, siis ma usun, et tal on inimsuhetega nagu hästi ja tänu sellele on nii nagu on. Et ei tasu seda nagu kuidagi nagu üle mõelda minu meelest, et ma ei usu veel kord, et Eesti jalgpallil midagi häda on, et inimesed muidugi, ma saan aru, kõik ootavad metsikuid tulemusi, aga tuleb ikka korra vaadata, nagu lüüa see kaart lahti, vaadata, kus me oleme ja mis me oleme ja kui suur me oleme. Ja siis aru panna sinna kõrvale, kas või ma ei tea, Hispaania või mingi muu Euroopa maa või Lõuna-Ameerika mõni riik. Ja siis nagu lihtsalt nagu võib need numbrid panna kas või Excelisse, kui muidu ei saa enam aru, et siis tegelikult see, et meil üldse nii hästi on, nagu meil on minu meelest ka hästi. Täna on ju niimoodi, et ma ei tea ühtegi noort kutti sinu mingid tuttavad, kes isegi kui nad teevad mingit muud sporti, nad ikka mängivad jalkat. Ja see on oluline, sest et ega see muidu ei tule, kui sealt altpoolt ta peab hakkama liikuma, et ei ole niimoodi, et sünnib mingi mees ja on kohe nagu Messi. Et sünnib küll üks Messi, aga see ei sündinud seekord Eestisse. Et lihtsalt ongi niimoodi. Aga see, et kuidas nagu tegelikult, et kui ma võrdlen nüüd oma nagu, kui mina olin Sebastiani vanune ja siis täna, et kuidas, mida tähendab jalgpall noorele mehele, mida tähendas siis ja mida tähendab nüüd, see on mega suur vahe sellel kõigel. Ja ma arvan, et järelikult kas teeb seda õigesti nagu mingi organisatsioon või teeb seda õigesti see mäng ise või kogu see värk on ju, seda me ei oska öelda. Tõenäoliselt üks toetab teist ja oluline on selle, nagu selle mänguvõlu ja see, et need kutid ja täna ka tüdrukud mängivad seda, et mitte see, et kas keegi kuskilt, kuidas ta seda nagu, ma ei tea, juhib või ei juhib. Ma ei oska öelda ja veel kord ma rääksin nii pikalt asjast, millest ma ei tea mitte midagi. Ma arvan, et sa andsid selle vastuse sellele küsimusele nii nagu sa vastasid. Jah, just, aga ma ütlen, et aga hinnata nüüd objektiivselt selleks mul ei ole kompetentsi tõesti. Ma arvan, et ma võtan nii kokku, et lihtsalt see vastus ütles, et Aivar Pohlak sinu meelest ei sobi sellesse kategooriasse, lihtsalt. Ei, kindlasti mitte, ei, ma ei saanud aru, mis kategooria. Loomulikult mitte, Liigume siis võib-olla natuke kiiremate küsimustega ja see on võib-olla rohkem minu poolt huvitav küsimus, et see on küsimus Brändanile. Kus sa esimene kokkupuude Hendrik Salderiga ja mäletad sa ja kuidas nii arenes, et sa võid kirjutada Eesti ühele tuntumale artistile ja kutsuda teda podcast? Ma arvan, et ma mäletan oma esimest kontserdi. See oli mingi äkki 2005-2006 Õlle Summeril Alle Koki telgis. Oli päris meeleolukas. 2005 ja 2006 tuletan meelde, et mis aastal sa oled sündinud? 94. Aga siis mulle see nagu bänd ja muusika nagu meeldis ja jäin nagu kuulama ja mingil hetkel nagu oma elu peal ka siis rohkem kontserditel käima ja siis ma ju kõigepealt tutvusin Rassi ja Lutsuga. Jah, meie Roaderitega. Jah, siis tänaseks päevaks on must saanud, ma olen nagu Roaderite Roader. Et kui ma käin, siis ma üritasin ausalt tõsist nägu teha. Ja siis sealt kuidagi mingil hetkel läks neid kontserte ja kokkupuutepunkte tulema ja sattusime rääkima ja nii see on, et lõppkokkuvõttes ma arvan loeb see, et
noh, kõik on normaalsed inimesed ja absoluutselt. mul võib-olla ei olnud seda nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu fännikultust või ma nagu ei käinud, et iga kord, kui nägin, siis viskasid kõrvale ja kummardasid, vaid lihtsalt sattusime rääkima elulistest asjadest ja samamoodi jalkast ja niimoodi ja nii ta on nagu läinud ja välja kujunenud tänaseks päevaks, et tõenäoliselt jah. aga jätkame, väike paus tehtud, ei ole need ületunnised episoodid on meie viimasel ajal kuidagi leivaks saanud. Brandon, mis särk sa on tead? see on Flora särk, mis tehti 25. sünnipäevaks minu meelest. Tehti siuke erisärk, oranži värvi. See logo peaks olema rinna peal veel see, kus see 25 jookseb läbi nagu. Ja miks Henrikul see käes on? Seda peab vist Henriku käest küsima. Ma arvan, et sa proovisid juba siis mind vaikselt ikkagi sinna Flora poole meelitada rohkem veel. Et kui selline särk antakse, siis sa ju ei pane seda selga ja ei lähe näiteks Narva Transi poolt pöialt hoidma. Ma lihtsalt ütlen, kus ma selle enda arust pildi sain, oli mingisugune FC Flora mingi enda lehe intervjuu sinu kui lapse vanemaga. Ja see kingitus ja siis edasi oli mingisugune väike intervjuu. Ma arvan, et see oli siis äkki sellel ajal tõesti, kui Seba Floras trenni tegigi. See peaks olema äkki aasta 2015. Jah, vist jah. Tundub loogiline. Toona Marek Tiits tegi neid intervjuusid kavadesse ja väga sisukad asjad olid. Ma tean seda ka veel, et toona taheti ju teid esinema sellele mängule, aga te olite kinni ja siis võeti Girly Strings. Üsna samasugune. Seal oli lihtsalt rohkem see, et Eeva Talsil ja Rauno Allikul on identne soeng. Okay. Et siis oli isegi mingi laulu, Allik oli vigastatud, ise ta ei saanud nagu jalkat mängida too mäng ja siis ta mingi ühe laulu vist käis isegi seal nagu nii-öelda laval kõrval mingit, ma ei tea, trianglit löömas. Kõlab loogiliselt. Jah. Kõlab loogiliselt. No ma tean, et see küsimus on vist tund nagu mingi 147 000 korda sulle, aga kuna me jalka podcast, mis ma küsin siis 147 000 esimest korda. Mis värk selle lauluga oli, kuidas see juhtus üldse? Tead, ma arvan, et ega see ei juhtunudki muud moodi, kui mul tuli lihtsalt äkki sellel hetkel lihtsalt selline... Laul on siis jalgpalliprogramm, mõned kuulavad audios meie seda, et nad ei näe seda pilti lihtsalt jookseks. Et see rida kuidagi niimoodi tuli mulle pähe. Kusjuures ma arvan, et oli mingisugune selline väike Eesti jalgpalli tõusulaine sellel ajal, et see jalkavärk kuidagi oli aktuaalne, nagu näiteks praegu on niimoodi, et korraks räägitakse jälle korvpallist midagi, siin olen aru saanud, et uudistes on mingi värk. Sama asi toimus siis aastal, millal iganes see lugu tehtud oli. See oli 2000-te alguses või? Sa esitad raske küsimus, aga midagi sellist 90-te lõpp 2000-te algus, ma praegu peast ei oska öelda, aga kontroll. Ja vaatan, millal see plaat tuli, ennem seda on ju, pidi see olema, et ja kõige naljakam on see, et ma mäletan seda hetke, mul oli see lain, ehk see jalgpall on parem kui seks, ma mäletan, kõndisin Tokyos, Jaapanis punktist A punkti B ja korraga tuli nagu siuke ma ei tea, ilmselt mul on tavaliselt nii, et mul on mingi musa on juba valmis ja siis ma selle peale proovin kuidagi leida mingisuguse normaalse teksti enda jaoks ja siis tuli korraga see lause ja siis ma mäletan, ma seal üksi irvitasin oma, et tõenäoliselt tuhanded jaapanlased minu ümber vaatasid, et mida see imelik mees, see imelik valge mees seal naerab oma, et aga et ei midagi rohkemat ega vähemat, et tõenäoliselt ajendatud ikkagi selle ajastu mingisugusest hetkelisest Eesti jalgpalli tõusulainest. Ma vaatasin praegu aasta 2001
ja aasta 2001 oli see mäng Eesti versus Holland. just, ma arvan, et see oli see aeg. A Le Coq Arena, see oli esimene mäng A Le Coq Arena, need, kes neid pilte vaatavad praegu, need ilmselt imestavad, kus üldse lubati siis mängida, aga siis mängiti Hollandiga ja see oli see mäng, kus tegelikult kaotati, aga nagu aga tegelikult võideti, aga see oli jälle tekitas selle sama asja, et sellel hetkel kõik eestlased olid jalgasõbrad, et oleks sealt tulnud järgmine nädal mingisugune mäng näiteks Saksamaaga, kas tribüünid oleks olnud täis. Tegelikult tuligi ju Iirimaaga oli 3 päeva hiljem. Ja tõenäoliselt olid ka tribüünid täis, ma mäletan, me vaatasime, me kahjuks ei saanud mängule ise minna, sest me olime kuskil Keikal äkki Tartus, ma mäletan, kuidagi vaatasime telekast seda mängu veel, sellel ajal ei olnud isegi niisuguseid nagu veel väga palju neid lameda ekraaniga telereid olemas, olid siis karbid niisugused, kus me seda jälgisime, nii et kuskil see nagu selle ajastu värk ühesõnaga. Nii tore. See on selles mõttes hea kokkusattumus, et 2001 Jaapan ja siis 2002 oli MM juhuslikult Lõuna-Koreas ja Jaapanis. Seal ma küll ei käinud, aga no vot, aga enne seda olid sa üldse, sa nagu jalgpallist olid täiesti nagu kaugel, saan ma aru? No ma ikka suhteliselt jah, et ega ma ei saa öelda, et ma nüüd oleksin väga, ma arvan, et minu see niisugune jalkavärk on ikkagi läbi seba tulnud peamiselt, sellepärast, et olles ise väikese jalgpalluri isa, siis sa nagu sukeldud pea ees sellesse rohkem sisse, et ma niimoodi iseseisvalt väga niimoodi või näiteks minul puudub selline, mu isa rääkis mulle, et minu vanaisa, siis tema isa oli vedanud teda ikkagi iga nädalavahetus, mis aasta see siis pidi olema, kuskil 40-ndatel on ju, et oli vedanud ikkagi käekõrval iga kord sinna kuhu iganes Kadrioru või Kalevi staadionile, mis iganes siis olemas oli, on ju, olid käinud vaatamas jalgpalli. Et see oli nagu, aga minu isaga sellist nagu jätku ei olnud ja siis minu see jalgpall tekkis ikkagi rohkem pigem tänu sebale või mitte pigem, vaid ikkagi tänu sebale ja tänu sellele, et ma kuidagi 1000 tunnid olen olnud seal Statka ääres, et läbi selle, jah. Ja viimane küsimus selle laulu kohta, et kui sa tekitaksid skaala, virtuaalse skaala on ju, kus on kuskil seal allpool on need laulud, mis sulle endale väga ei meeldi, me räägime sinu laudest on ju, seal kõrgel oleksid need laulud, mis sinu arust ta oleks kõrgel, ja mulle meeldib ja teda liiga palju ei mängi, aga ongi tore näiteks mängida teda just mingite niisuguste eriliste sündmuste puhul, kui Bayern võidab või kui tuleb MM või EM või siis me nüüd saame mängida jälle ja et või näiteks Eesti koondis teeb hea mängu, et on ikkagi kohad, kus seda nagu, või Brandon tuleb näiteks kontserdile. Ma mõtlen külla. Et siis me ikka mängime, aga ta ei ole niisugune igaõhtune ilmtingimata niisugune meil kavas, aga teda on lahe mängida ja mulle meeldib endale. Ma just mõtlesin, et siin on hiljem ka tulnud mõned jalgpallilaulud välja, aga nendest mitte ükski ei ole nagu niimoodi lendu läinud, nagu see laul toona läks ja tegelikult tänapäevani ikkagi, kui on nagu jalgpallilaul, siis ikkagi see on nagu esimene, mis pähe tuleb. Nojah, ta võib-olla on sellepärast, et ta ei ole spetsiaalselt mingi tellimuse peale kirjutatud. Et tihti on ju see, et kuule ole hea, tee meile klubile lugu või ole hea, kirjuta nüüd jalgpallist lugu. Et minul nii ei olnud, et ma panin lihtsalt nagu enda seest, et mis tundus kuidagi mulle sellel hetkel niimoodi ja ma usun, et see võib-olla on selle loo nagu mingisugune niisugune võtmeküsimus ka, et kui sa hakkad nagu ühte või teist asja niimoodi käsu peale tegema, see ei pruugi nagu alati kõiki kõnetada, aga jah, et mul ei olnud nagu pingeid selles osas, ütleme niimoodi, et ma ju teadsin, et ma pean sellele samale küsimusele, et Saller, kas jalgpall on parem kui see, vastama tõenäoliselt oma elu lõpuni, on ju. Aga no nii läks, ma ei mäleta, kes see oli Eesti jalgpallurites, kes sel samal plaadi esitlusel vastas minu meelest sellele küsimusele, et kõigi käest küsiti seda. Ta ütles kuidagi niimoodi, et kui ma mõtlen, no seda saab tõlgendada tegelikult, või tähendab, seda saabki
varieerida seda, aga no see mõte oli kuidagi niimoodi, et hea seks on kindlasti parem kui halb jalgpall või midagi muud niisugust, aga noh, seal on siis sellest tulevad erinevad niisugused variatsioonid, mida saab siis endale vajalikul kontekstis nagu välja öelda, aga ühesõnaga jah, et sellega on nalja saanud kõvasti ja et ma arvan, et see ei jää ka viimaseks korraks, kui keegi mu käest seda küsib. Okei. Ja MM on tulemas ja järgmised MM-id on tulemas. Ma saan alati vastata sellel teemal. Vot, aga kui rääkida lihtsalt veel muusikutest, eks ikka ju mingitel kontserditel satute erinevate nagu teie kollektiivide, teiste kollektiividega ja nii edasi. Palju jalgast juttu on ja kes on suurimad jalkafännid sinu nagu nendest? No juttu on jalkast siis, kui sa tead konkreetseid vendi, näiteks kunagi, kui Sannis mängisid Tomi Rahula ja Kaspar Kalluste, no siis oli selge, et me jalkat ikkagi seal lava taga, kui mõni turniir oli käimas, siis vaatasime ja rääkisime ja siiamaani, et Joel Rasmus Remmel, ma tean, mängib vist siiamaani ja Kaspar samamoodi, Tomiga alati, kui kokku saame, aga nüüd ma tean, Kohver on kõva Dortmundi mees ju, me alati saame teineteisele öelda, mida me arvame ühest või teisest satsist. Me oleme siiamaani viisakaks jäänud, aga ma ei tea, vist 5 miinusest äkki seal on enamus Dortmundi tüüpe või? Aga nad... jah, aga kas Erik Kammiste äkki oli Arsenal ka või? Vaat ma ei tea tema eelistusi klubi suhtes, aga võib olla küll. Minu meelest oli Arsenal ka. Tead, ma arvan seda, et Eestis üldiselt milligipärast on, mul on jäänud siuke mulje, võib-olla on see vale, aga mulle tundub, et eestlased kõik nagu teavad nagu Premmi ja neile meeldivad kõik peamiselt ikkagi Premmi klubid, et minu jaoks oli suur üllatus see Dortmundi üle rõõmustamine ja ma arvasin, et me sebaga oleme ainukesed inimesed üldse Eesti Vabariigis, kes Saksa jalgpallist midagi teavad. Ma tean mõnda veel ja mõnda Bayerni fänni tean ka veel. See on tore, me saame teha siis Eesti Bayerni fänniklubi juba, et meid on siis päris mitu. Seda on juba 3. Aga üldiselt vist nagu ma olen saanud aru, et ja tihtipeale on ka see, et ma kuulen ikkagi, nagu juba siin varemgi on jooksnud läbi see jutt, et kui Manul hästi läheb, siis on ikkagi Manchesteri fänne nagu kuidagi kuulda rohkem ja siis, kui Liverpoolil läheb hästi, siis on nagu tunda, et need samad tüübid on nagu rohkem Liverpooli fännid, kui nad Manchesteri või selle Manu fännid olid, on ju, ja nii see asi käib, aga no ega tasubki ju, noh, et ma ei tea, kuidas kellegi, et öeldakse ka, et tasub olla võitjate poolel, aga ma ei tea, kuidas see nagu selles fänninduses täpselt käib. Tegelikult ikka seda hobust ei vahetata, et võtad selle vastu, mis tuleb. Ma ütlen ausalt, see PSG fänniks mind ei saa nagu kuidagi moodi, et kuigi sa isegi tahtsid, ma keelasin sul osta PSG särki niimoodi lunniks, kui me käisime Pariisis, mõtlesin, ja siis läksime õnneks normaalsesse poodi, kus oli just Bayerni särk müügil või mingi Saksa või vist ikka Bayerni särk, ostsime selle, oli rahumajas. Ma ütlesin, vaata, ei tasu kohe nagu. Aga jah, nii oli ja me olime Pariisis, äkki see oli see, kui vaatasin mingit, oli ka finaal või? Oli see teine jah? Oli jah, see oli Real Dortmund äkki. Jah, äkki mingi. Real Dortmund oli ülinaljakas mäng, mida vaadata, sest et no kelle poolt sa oled seal Bayerni fännina, on ju. Kas Real Dortmund ei olnud mujal, ma tean, et ei, see oli Pariisis oli Pariisis oli üks palju kurvem mäng. Liverpool PSG oli Pariisis. Liverpool Real finaal. Sorry, Liverpool Real, jah. Just, jah, ma ajasin selle aasta sassi. See oli siuke mäng, kus Liverpool ründas ja Real lõi ühe ära ja nii jäigi. Real Dortmund minu arust oli Wembley'l, kui ma ei eksi. Oli küll. Ja ei oska olla kellegi poolt sellises finaalis, sest Real ei meeldi ja jah. Ja Dortmund ei saa või ma rääksin nii sellest kui teisest, nagu väga ei kutsu, et ja eks on, kui sa oled ikka ühe satsi mees, et see on raske
kõige hullem oli vist see aasta valida poolt, millal? see Arsenal BSG. Nüüd jaa, Jah. me ei osanud kellegi poolt olla, ma ausalt öeldes jah, ei osanudki kellegi poolt olla. Ei olegi. mäng oli ka kole. Oli küll, jah. Aga ma ei tea, Brandon, on meil midagi suurt katmatast, et kui ei ole, siis ma liiguks võib-olla lõpuküsimust juurde. Või ma arvan, et meil on päris palju teemasid jõudnud läbi võtta, et kui ma siin reklaamisin välja, et selline umbes tunnine, siis meil sujuvalt hakkab 1,5 täis saama. Võtame siis, ma panen, tead, mis ma panen taustaks siia keerleva palli üldse hoopis. 2 viimast küsimust alati küsime külaliste käest, küsingi teie käest eraldi. Esimene küsimus on lühem, et nimetage üks omadus, võib rohkem ka, aga vähemalt üks, mis peab olema ühel heal juhil. Ütle sina, ma nii kaua mõtlen, mis see võiks olla. Tegelikult tead, Alusta, üks omadus ma ei tea, aga üks hea omadus, ma arvan, ongi see sama, millest siin me mitu korda oleme rääkinud, et sa tead sellest konkreetselt kas siis organisatsioonist, ettevõttest või millest iganes, et sa tead sellest nagu, et mitte, et sind lihtsalt valiti nagu täna seda asja juhtima lihtsalt tühja koha pealt, et eile olid tervishoiuminister, aga täna oled välisminister, et umbes tean kõigest kõike, aga et sa oled lihtsalt niisugune tüüp, et sa oled nagu kuidagi selles asjas sees olnud ja tead nende väikeste osakeste kohta võimalikult palju ja nende nagu toimimisest väga palju, ehk et ma ikkagi usun sellest nagu kuidas seda nüüd eesti keeles öeldakse, selles muru tasemest kasvamisele nagu juhiks välja, et sa tead neid igasuguseid asju ja see ongi võib-olla minu jaoks üks hea juhi omadus, et sa haldad seda teemat nagu ülevalt alla ja vasakult paremale ja vastupidi ka. Okay. Jah, kompetents ja järjepidevus ja sihikindlus, et kõik need on olemas, siis peaks olema nagu perfektne. Super juures võiks olla. Brandon, sina? Meil oli siin minu meelest juba väga hea, et meil on nagu üks vanem juht ja siis noor juht, vastused nagu kõrvuti, et seda peab mainima, ma arvan, et see et on sarnasus ja ka üks erinevus on see, et üks on palju lakoonilisem. ja siinkohal ma jätan kuulajatele ja lugejatele ise, lugejatele mitte kuulajatele, vaatajatele ise otsustada, kes on. Ja viimane küsimus, see nii-öelda vaba mikrofon, ehk siis meid kuuluvad, vaatavad jalgpallifännid, jalgpallisõbrad, mõned mängijad on isegi sattunud meie episoode vaatama, et mis teil on nagu öelda, täiesti vaba mikrofon, ükskõik? See on juba raske, mis sul on öelda. Mul on öelda. No, ütle sina. Et tegelege jalkaga, ärge andke alla ja mis veel? Et kui meeldib sport, siis tehke ikka, sest et kõikidel klubidel on mängijaid vaja ja endal on ka mängida vaja, ma arvan. Või mitte vaja, aga kui tahad, siis ikka. Et ei ole mõtet seda teha, et nüüd ei saa sinna Flora esindusse, nüüd on nagu kõik. Et lõpp peale, et ma tegin juba hea lükke enda arust. Läksin mängin kuskil seal teine liiga B-d ja naudin vähemalt, et kui ei ole enam seda tungi mängida kuskil kõrgel tasemel, aga sport ikka meeldib, siis tegelikult Eestis on jube palju võimalusi seda nagu teha, et meil on päris palju tasemeid ikkagi ja tsoone ja jah, sul oli selline, ütleme niimoodi nagu innustav kõne ja minu meelest ongi ja ma tahaks veel lisada seda siia sinu jutule juurde, et tegelikult sihid tasub ikkagi kõrget seada ja ei tasu alla anda nagu kohe umbes, et ma olen nüüd 14 ja ma juba ei ole seal, ma ei tea, Reali pingi peal on. Et tegelikult ei ole niimoodi, et ega sa ei tea päris täpselt millal või kus midagi juhtuda võib ja tuleb hoida kogu aeg uksed avatud kõikidele asjadele ja nagu sa ütlesid, et sa ei pea ju mõtlema seda, et ai, must ei tule enam midagi ja ma lähen nüüd mängin seal mingis teises liigas on ju,
mitte see ei ole küsimus, mängida võib igal pool, kui sa armastad seda mängu ja tahad mängida, aga sihid võivad ikka olla, unistama peab ka kõrgelt ja suurelt, ega muidu ei ole mõtet. Ja siis ma tahaksin kõige lõpus tsiteerida ühte oma sõpra, kes mõned päevad tagasi kirjutas, et sellise väga, väga märgilise, ma ei tea, kas see on vanasõna või lihtsalt nagu kõvasõna, et kui sa mitte midagi ei tee, siis sa ei teegi mitte midagi. Jah, see ongi kõik. Ma arvan, et sellise fraasiga ongi suurepärane lõpetada ükskõik mis podcast, ükskõik mis saadet, et Henrik ja Sebastian, suured tänud. Aitäh kutsumast. Suve alguses, suve praktiliselt kõige valgemal päeval ilmub see episood, et see on märk, ma arvan. Et Eesti jalgpalli saabub valgus. Jah, keegi ei maga, kõik kuulavad ja vaatavad seda. Lõkked on kõik kustutud pärast jaanipäeva, vaadake episoodini. Aga lõpetuseks lihtsalt ega muud midagi, et aitäh, et kuulasite. Järgmine reede jälle taas kord, loodetavasti on Mario seal, eeldatavasti tähendab, ei tea, mis 6 aega juhtub. Et räägime jälle, jaurame igast ja Eesti jalgpalli teemadel edasi. Et teiega olid Ivan, Brandon, Sebastian ja Henrik. Aitäh. Nägemist.